seal ta on minu, vaadake kui ilus ta on minu see soovide puu, Kalpa Friction, minu sõber. Et ega siin valikut ei ole, selles mõttes, et me oleme lahutamata osake tervikust, et me peame mõelda, et ma jagan oma armastusenergiat, kuna ma ei jõua vaata, kõik erinevad elusolendid, mina ei tea, kuidas kellegiga täpselt läbi käia ja neid armastada 100%, mõni on võõras, mõni hakkab mulle vastu, mõni on kätte saamatu, et mina ütleme ideaalis armastan Jumalat, Jumal on täiuslik või siis et keegi on armunud, et see minu elukaaslane, et see on number 1, kus mu armastus läheb peale või siis lapsevanemad laste peale. Et niimoodi me jaotame oma armastust, aga põhimõte on selles, et ega me enne maha ei rahune ja meie algne saruba või seisund või hinge olemus on see, kui me hakkame kõike armastama täpselt samamoodi kui hetkel näiteks, ma ei tea, nagu ma kirjeldasin, mingid objekti, kus me nagu justkui me suudame armastada, aga teisi ei suuda, ei oska, ei taha. Et see on meie erro, see on meie haigus, hinge siis ütleme ekstaas, ta väärib seda ekstaasi on selles, et ta armastab, kas see on sipel, kas Jumal, justkui naaber, kes sulle võib-olla ei meeldi, keegi kunagi ütles sulle halvasti, kui sa need siseselt kõiki nagu võrdselt ei jaga või sul oli jõudu või oskust, siis see ongi, kuidas sulle öelda, saadana pakti, vaimne elu ongi see, et sa need õpid kõike elu ja Jumalat ja kõike elusolendid armastama 100%, aga käituma vastavalt ajale kohale tingimustele, et mäng saaks toimida, nagu ma olen selle näite toonud, et korvpallis on ka seal ründajad, kaitsed, eks ju, treener, publik, et kuidas sa mis mängus ja mis osas ja mis suhtes sa oled siis erinevat elusolendid, aga see tunne, ekstaatiline tingimuste armastustunne peab nagu kõikidele elusolenditel, see on eesmärk jagunema ja enne me maha ei rahune. Muidu me otsime valades kohtades seda ekstaasi, eks ju. Ma ei oska, ei taha kõike armastada, siis ma vähemalt joon viina ära. Pärast viina või pärast seent või kõssi, siis ma tunnen, et mingi mõttes mind huvitav, ma armastan kõiki. Näiteks, et see on ka algne tegelikult positiivne lähenemine. Me lihtsalt kasutame mõnuaineid, et kes korraks tunda seda, et ma olen kartmatu kõikide armastaja.